Tere, suvi on käes ja see tähendab grillimist. Mõned inimesed praevad sealiha, kana, teised aga grillivad köögivilju, on ka neid, kes suitsetavad kala värske õhu käes. Aga on üks ühine oht. Üleküpsetatud tooted nagu liha ja kala ja teised sisaldavad päris palju väga tugevat kantserogeeni nimega bensopüreen. See on polütsükliline süsivesinik. See eraldub madalal temperatuuril, põletamisel ja hõõgumisel. Nagu näiteks lehtede põletamisel, tubaka suitsetamisel, heitgaasides, isegi asfaltteelt maha jooksnud vees. Bensopüreenil on kantserogeensed ja ka mutageensed omadused. See tähendab, et see põhjustab nii vähki kui ka mutatsioone. Sellel on omadus akumuleeruda toiduahelas, eriti rasvkudedes. Euroopa Komisjoni määrus sätestab, et teraviljad ja imikutoidud ei tohi sisaldada rohkem kui 1 mikrogramm bensopüreeni kilogrammi toote kohta. Taimeõlid 2 ja suitsutatud tooted kuni 5 mikrogrammi. Miks nii palju suitsutatud toodete puhul? Sest on peaaegu võimatu suitsetada ilma kantserogeeni toitu jätmata. Koduse šašliki ja grilli küpsetamisel on ka mõõdeti toodete söödavas osas kuni 60 mikrogrammi bensopüreeni kilogrammi kohta. Seega 3 nõuannet minult toidutehnoloogilt. Ärge küpsetage toitu üle, eriti lahtise tule peal. Ärge sööge kõrbenud toitu, lõigake ettevaatlikult mustad osad ära ja visake neid ära. Kui peremees hakkab küsimusi esitama, näidake talle seda videot, öelge talle, et Ernest ei luba seda toitu süüa. Aga ärge sööge suitsetatud kala ja liha, see pruunikas must osa, mis on olnud otseses kontaktis suitsuga. Ja teil oluliselt kasvavad võimalused surra veidi vanemana ja tunduvalt vähem valusalt. Järgmise korrani!